Tere! Pärast paari aastast vahet mõtlesin, et teen taas ka eksamijärgse tagasiside video. See ei tule nii põhjalik, kui ma siin omal ajal tegin. Ma ülesannete lahenduskäike ei lahka, vaid pigemini räägin mõned emotsioonid, mis nende eksamitööde hindamise ajal mul tekkisid. Salvestan seda videot praktiliselt päev-kaks peale eksamite hindamist, aga kättesaadavaks teen ta alles pärast järeleksamite toimumist. Esimene ülesanne, samuti nagu mullu, oli kolmeosaline. Mullu oli ta veelgi mahukam, seal oli redoksreaktsioon mängus. Sel aastal tegin reaktsiooni osa lihtsamaks, et oleks natukene kergem see ülesanne. Ja tõepoolest esimene ja ka teine osa olid tehtud üsna hästi. Mul endal oli siin esimeses osas tegelikult, ma ei olnud otseselt sõnastanud, mida ma vastusena ootasin. Ootasin ainult ainemassi. Päris paljud tudengid olid ka reaktsiooni võrrandi kirjutanud, et siin minupoolne väike möödalaskmine ülesande sõnastamisel. Aga iseenesest ju reaktsioon oli kõigis variantides väga lihtne ja ka lihtne tasakaalustada. Üks B osas võib-olla kõige tavalisem viga oli see, et oli temperatuuriga arvestamata jäetud. Oli võetud normaaltingimused ehk 22,4 liitrit aluseks. Et see oli sagedasem viis, kus siin punktid kaduma läksid. See osa seevastu oli üks kõige võib-olla mahukamaid ja raskemaid ülesandeid sellel eksamil. Ja siin oli küllaltki palju eksimusi, sest oli vaja teha mõlema reagendiga arvutused. Oli vaja arvestada nii temperatuuriga, mida osad tudengid ei olnud teinud, kui siis CO2 sisaldusega. Ja siit edasi oli see liia arvestamise ülesanne, kumb reagent oli liias, kumb siis oli limiteeriv. Ja seetõttu õigeid vastuseid, õigeid saagiseid tuli suhteliselt vähe. Ma panin 1 punkti 2 kõigile tudengitele, kes olid eksinud selle määramisega, kumb komponent oli liiast. Mul olid need alternatiivsed lahendused ka endal läbi arvutatud, et need siis andsid 1 punkti. Ja samuti oli see üks nendest ülesannetest, kus ma praktiliselt kõigil tudengitel, kellel õiget vastust ei olnud, vaatasin mustandisse ja panin ka osalisi punkte, kui mulle tundus, et lahenduskäik oli siiski suurel määral õigeid elemente sisaldav. Teine ülesanne oli süstemaatilise nimetuse andmine. Sellega oli üsna hästi hakkama saadud, põhiliselt selliseid keelevigu siin aatiid, hüdriid, hüdraat ja nii edasi, et kui nendega oli korras, siis üldiselt seda ülesannet oli suhteliselt hästi tehtud. Kolmas ülesanne aatomi ehitusest samuti üsna hästi tehtud, elementis varieerus varianditi, aga küllaltki paljud tudengid olid selle õigesti teinud. Neljas ülesanne oli molekuli kuju ja hübridisatsiooni peale. Ja siin mind pani kõige rohkem üllatama see, et väga paljud tudengid olid määranud õigesti hübridisatsiooni, aga ei olnud määranud õigesti molekuli kuju. Siis kas osa või kõik oli valesti määratud. Et ma ei tea, minu mõttemaailmas hübridisatsioon ja kuju kuuluvad suurel määral kokku. Et selles mõttes oli mul natukene üllatav sellist tüüpviga näha jälle ja jälle. Põhimõtteliselt see oli selline, ütleme, keskmiselt tehtud ülesanne. Päris maksimumi kõiki 6 elementi õiget kohtasin suhteliselt harva, aga samas nulliringe ka praktiliselt ei olnud, et vähemalt hübridisatsioonidega oldi üsna hästi toime tuldud. 5. ülesanne gaaside peale oli siis natukene sellise võib-olla ebatavalise nurga alt, täpselt sellist ülesannet me tunnis ei teinud.
aga üldiselt seda oli ka suhteliselt hästi tehtud. Võib-olla üllatama pani siin, et kuna nii temperatuur kui rõhk oli antud ainult 2 tüvenumbriga, siis oli üllatavalt palju vastuseid, kus oli ainult sellest arvust lähtudes 4 tüvenumbriga lõppvastus antud. Et siin ma isegi võtsin mingi murdosa punkti maha, kui ei oldud arvestatud sellega, et rõhk on meil tegelikult üsna väikese täpsusega antud ja oleks täisarvulist molaarmassi, seda enam, et need andmed olid sobitatud täisarvuliste molaarmasside peale. Et nad tulid siin mingi 0,99 või 0,01, need pärast täpset arvutust oleks võinud maha ümardada. Pöördel siis ülesanne 6 oli meil põlemissoojuse peale. Seda laadi ülesandeid oli ka varasemate aastate variantides esinenud ühte ja teistpidi. Oli tehtud seda suhteliselt korralikult ja võib-olla kõige sagedasem oli märgiviga. See arv tuleb negatiivne kõigis variantides, kui ma õigesti mäletan, või oli ühes positiivne. Praegu ei tule korraga meelde. Ja siis, kui märgiviga oli, ma panin 1 punkti ja muid nagu väga tüüpilisi vigu siin silma ei hakanud. Põhimõtteliselt molekulide vaheliste jõudude peale 7. ülesanne. Kõigis variantides oli üks suhteliselt vähepolaarne või mittepolaarne molekul, tüüpiliselt alkaan. Siis oli mingi polaarne molekul, tüüpiliselt eeter. Ja oli üks vesiniksidemeid moodustav aine, tüüpiliselt alkohol või amiin. Ja järjekord siis ongi vastavalt mittepolaarne, polaarne vesiniksidemeid moodustav. Ja igaks juhus ka olid kõik need andmed kontrollitud. Kui kellelgi olid entsüklopeedilised teadmised ja teadis neid temperatuure peast, siis oleks ka see pidanud andma õige vastuse. 8. ülesanne oli aktiivsuse peale ja sellise nurga alt, nagu me ei olnud teda, kui ma õigesti mäletan, harjutustundides teinud, kus siis oli ühest küljest antud pH, millest sai arvutada vesinikkioonide aktiivsuse ja teisest küljest oli antud info, kuidas seda lahust valmistati, millest sai arvutada molaarse või ka molaalse kontsentratsiooni. Ja nende suhe annab aktiivsuskoefitsiendi, et seda ülesannet oli ka tehtud, ütleme nii keskmiselt või isegi alla keskmise, oli igasugused üllatavaid arve siin vastusteks saadud, aga siiski oli ka omajagu õigeid vastuseid. Et iseenesest ei olnud see ka nüüd tohutult keeruline ülesanne. Ilmselt kõige raskemaks osutus viimane ülesanne, ennekõike seetõttu, et kohti, kus viga teha, on siin Galvani elemendi arvutuses hästi palju. Seda saab teha 2 moodi, saab teha eraldi elektroodide meetodil, kus arvutate ühe ja teise elektroodi potentsiaali ja nende vahe. Saab teha summaarse Q-meetodil, kus siis koostate summaarse reaktsiooni võrrandi. Mis siin veel silma hakkas? Kõigepealt, kui me vaatame poolreaktsioone, mis tabelis on, siis see joon, mille aktiivsusega tuleb arvestada, on meil mõnes reaktsioonis vasakul pool ja mõnes reaktsioonis paremal pool. Ja kui töötada üksik elektroodide meetodil, siis tuleb meil vasakul olev läheb murrujoone alla kontsentratsioon ja paremal läheb murrujoone peale. Ja metalli oma läheb, need on alati sedapidine reaktsioonid, kus joon liidab elektrone ja need lähevad alati murrujoone alla. Samuti siin astendajatega oli tihti ära ununenud, et kui on kloriidil või vesinikul või mis iganes, siis joon vastavas variandis oli, et nendel siis tuleb astendaja arvesse võtta. Et selliseid pisivigu oli päris palju ja lõpptulemusena õigeid vastuseid ainult üksikuid. Et ma isegi tegin omale märkmed nendest tudengitest, kes olid selle ülesande lõpuni lahendanud. Ma pakun, et neid oli 50 tegijast ehk võib-olla 10. Ja kui siin oli mõni piirilise hinde küsimus, siis ma võtsin ka selle ülesande edukat lahendamist arvesse.
Lõpptulemusena eksami hindamisel või kogu kursuse hindamisel väga kõrgeid ehk üle 91 punkti summasid oli väga-väga napilt, et ma natukene sättisin siis hindeskaalat 3 või 4 punkti allapoole, et saaks siis natukene ka kenamad hinded teile. Seda olen ma ka mõnedel varasematel aastatel teinud, kuigi tunnistan, et 2 eelmisel aastal selle järele vajadust ei olnud. Ja lõpptulemusena oli meil siin 6 või 7 viite ja päris suurel hulgal 3 siin 4-sid. Paraku nüüd ma salvestan seda enne lisaeksamit, siis põhieksami järel on meil hetkel ka 5 siis läbi kukkunud ehk siis 0 saanud tudengid. Mõnel on 50 või mis meil on 46-7 ainult paar punkti puudu. Loodan, et nemad suudavad ka positiivsele tulemusele lisaeksamite abil selle aine sooritada. Nii palju seekord eksamist. Soovin teile edu edaspidises ja taas kohtumiseni magistrantuuris ja võib-olla isegi doktoriõpingutes.